praegu tuleb üks kõva väljakutse, meil on kaks tundi aega, et jõuda lennujaama. Check-in saab läbi. Check-ini tegime küll ära, aga pagasit ei saa varsti enam ära anda. Ja Stockholm saadab. No, siin on üks teine väljakutse koera. Aga muidu ilma suuremate viperusteta on see cruise läinud. Rootsisse jõudmine algas juba pisut ärevalt. Juba varakult läksime valmis sinna alla, kuidas see öeldaks, tekile või sinna koridori, seal oli maru palju inimesi oli ees. Ja mõtlesime ja kahtlesime, kas üldse lennuki peale jõuame, et kellaaeg oli ju ka selline, et pidi maru kiiresti jõudma lennuväljale, et lennukile jõuda. Naine ütles, et see mustad on mingid illegaalsed, mingid taksod, et kui on illegaalne, siis ma küsin äkki kõrredi veel hinda alla. Missugust mustad? Või taks sõidauto. Muidugi ja taksodega seal läbirääkimisi pidada oli ka päris tihe. Ma arvan, et vist enamus taksod käisime seal läbi, et küll oli üks hind ja küll oli teine hind ja siis päris mitmed ei tahtnud meid võtta üldse koos pagasiga, et pagas umbes läheb mingi lisatasu alla. Kuidas ajaline? Peame 2 autot võtma ikkagi. Kõige ägedam oli see, et seal oli mingisugune oma mees, kes rohelise vestiga, kes siis käis ringi klientide juurest, et no mis taksot teil vaja on, nii läheme küsime siit, läheme küsime sealt. Two cars for 8 persons. We need 2 cars. And the price is same. Okay, that's good. What do you think, how long does it take or how much time? 25 minutes, 30 minutes. 30 minutes. Õnneks taksoga jõuab sadamast lennujaama kõigest poole tunniga. Mis arvad, Alari? Jõuame või? Jõuame ikka. Ühesõnaga oleme jõudnud Arlanda lennujaama. Andsime pagasid ära. Praegu anname ära siis eriti suured pagasid. Nüüd on nii-öelda minu pagasliidu liigub otse JFK New Yorgi lennujaama. Londonis me pagasid kätte ei saa, mis on ka väga mugav. Siis ilusat lendu meile. Ja lennujaamas jäi aega ülegi, aga hinnad olid söömiseks liiga kõrged. Ei, mis hind on eurodes? Ongi. 15. Liiga palju. Kas kardad ka? Esimene lennureis. No ärevus on ikka sees. Aga natuke ikka. Natuke ikka. Muidugi nagu näete, olen
ka oma T-särki vahetanud, et mitte õiget särki liialt vara ära määrida, sest et reis on pikk ees, särki on vaja hoida, särki on vaja kanda. Teised poisid kuskil puhkavad, kuskil nurga taga, üks veel ei puhka. Karlo, kes on kaamera taga, ei puhka praegu ka koos minuga, vaatame siin lennukist. Et siit me läheme täna. Argo, esimest korda lennukis, mis tunne on? Tunne on hea. Loodan, et varsti saabub Londonisse ja sealt juba Ameerika poole. Tahaks juba Ameerikasse jõuda. Kuidas meie praegune lennuk meeldib? Istud on mugavad? Istud on mugavad. Ruumi on? Ruumi on külla. Kavatsed lennukis magada ka? Tõenäoliselt ei tea. Siis, et meie esimene väike viperus siis jõudsime kenasti lennukisse, kõik õigeaegselt, aga lennukit ei lubata õhku tõusta ja Londonis on väga halb ilm, et sellegast tingituna on väiksed viivitused. 30-40 minutit peame lennukis istuma. Poisid on nälja viimase piiri peale aetud, et vast peame ikkagi, ehk peame vastusele ja siis me jääme Londonisse samuti hiljaks, mis tähendab, et me ei tea täpselt, kuidas me järgmise lennuki peale jõuame. Ja lootus on, et tegu on ikkagi sama ettevõtte lennukitega, et kui nad selle ise ära organiseerivad. Mis sa Siimar oled? Kõik läheb hästi. Nad lubasid tasade õhus tehakse tasa, stardime 30-40 minutit hiljem. Laseb peeneks. Jah, laseb peeneks. Ja hilineme Londonisse circa 10 minutit. Toivo ei muret, siis on kõige olulisem. Argo natuke tundub pabistavat, aga nüüd 40 minutit saab rahulikult veel mõelda. Ei olnudki midagi nagu hullu. Lootsin, et on ikka mingi turbulents ja kõik siuksed särgid-värgid, aga ei olnud midagi. Nagu oleks bussiga sõitnud. Algul oli selline natuke hirmutav, kui ta õhkutõusul raputama hakkas. Ja see siis, kui ta hakkas maanduma, see langus, see tekitas sellise väikse kõhedustunde. Londonis aga läks asi keeruliseks. Sain isegi lennu jaoks natuke magada jälle. Ja kõik on kuidagi vale pidi, siin roolid on teistpidi, kõik on, ilm on Inglismaale nagu Eestis. Lennuk maandus tagurpidi. Jah. Sikke huvitav olukord. Lend natukene hilines. Rääkisime siin äpartustest ennem ja nüüd on olukord selline, et oleme lennul hiljaks jäänud USA lennukile mis on iseti väga huvitav, sest kohaliku aja järgi on kell 4:08 ja lend peaks väljuma kell 5. Huvitav olukord nagu Kermolt võeti lennupiletid ja pass võeti käest ära, et ei megi sensi väga, et te siin seisate ja onu võttis ära, aga läks kuskil nurga taha sinna kuskile. Et meil on nagu selles mõttes hea meel, et meil on veel passid alles, piletid alles, saab midagigi. Kermal ei ole midagi. Ma ei tea, mis olukord on, kuidas seda kommenteerida nüüd pikemalt ja kuidas teie kommenteeriksite? Ühesõnaga, hing on sees ja see tähendab, kõik on hästi. Jah, ei, kindlasti me jõuame kuskile täna. Irma saab isegi vist passi tagasi. Oleme Londonis jätkuvalt juba päris mõnda aega. Natukene tüdinud ja väsinud tunne, kõht on tühi. Rivis seismises siin on palju rahvast, natukene osad tigedad, osad mitte. Jäime lennukist maha või ei lastud lennukile, sest protsessid on siin pikad. Ja nii edasi, ühesõnaga jääme Londonisse, ei pääse tänu USA-sse. Aga vahva. Näeme ju Big Beni ja muud Londoni vahvat elu, et selline ühest küljest nagu midagi läks nässu, aga selle eest nagu täna Londonis, homme New Yorgis. See on Londoni vahepeatuseks väga sobiv koht. Minule sobib, ma usun, et teistele ka. Huvitav, et nagu, et ei pidagi kuskile kiirustama, et oligi rahus aega võtta, sai aja maha võtta, sai Londonis tiiru peale teha. Sest Toivo oligi, ta tuligi ainult oma selle pesuvestide kotiga põhimõtteliselt ja Kristjanil mahtusid ka kõik asjad ära, nii et nemad on omadega mäed. Aga me saame puhta T-särgi
hambapasta, hambaharjad ja siuksed asjad ja mingid šampoonid ja balsamid saame lennufirma poolt. Aga mis siis sai? Saime endale ühe suurlinna juurde listi plaanimata, siin me küll eestlasi ei külasta, aga ühe öö peame siin veetma, sest tänased ilmastikuolud Londonis olid sellised, kus lennukitel lasti poole vähem tõusta ja maanduda. Poole väiksemaid lennukeid lasti ainult tõusta ja maanduda, nii et siin on hullumaja. Aga läheme nüüd hotelli. Õnneks mõjub see meie eelarvele suhteliselt hästi, sest tasuta õhtusöök, homne hommikusöök ja homme saame ka lennukis süüa, nii et põhimõtteliselt ühe päeva toidlustus on nagu kaetud. See on nüüd võib-olla vast kõige positiivsem asi kogu selle asja juures. Nüüd negatiivsete asjade juurde on see... Suudame praegu ainult söögile mõelda. Praegu siin oleme ainult söögile mõelnud, sellepärast see tundub positiivne. Negatiivse asjade juurde jõudes siis... Ei olegi. Jah, negatiivsed asju ei ole, sai muued T-särgid, hambapasta. Aga homme peame kuidagi jõudma oma bussini lennujaamast ja sealt edasi kohe esinema, et õnneks esinemisele jõuame. See naisterahvas andis tõesti ennast parima, nii et proovime ta näo meelde ja ta ütles, et kui ta teinekord Eestis hädas on, siis me peame ta välja aitama. Siis olime me seal üle tunni aja. Tundub, et me olime populaarsed ainult selle naisterahva silmis, kõigi teiste arvest, kes järjekorras seisavad, olime me suhteliselt ebapopulaarsed. Et aga ei ole midagi. Me olime sellise asjaga arvestanud, et midagi sükst nagu nii peab juhtuma. Õnneks on need ära juhtunud, tõenäoliselt rohkem sükst asja ei juhtu. Et ei ole meil enam Ameerikas kodust aadressi, siis see esimene hotell kadus ära. Nüüd me oleme Miami's. Ta tegi meile uued piletid. Nüüd meil on terve kaustades asju siin kotis, et kui keegi selle ära peaks varastama, siis me püüame ta kinni. Püüame ta kinni ja paneme käsi pagadisse. Aga ma arvan, et me saame väga ägeda kogemuse siin Londonis. Me Kristjaniga oleme käinud, nii et me näitame, mida me nägime. Ja lähme siis, lähme vaatame. Lähme vallutame selle linnaga ära. Tai. Samas kellele ei meeldiks tasuta lõuna Londonis? Midagi on, jah. Lennujaama andis meile tasuta hotelli, kus me saime ööbida. Ja andis meile süüa, mis oli väga hea. Saime einestada Rootsi lauas. Ja kõigil olid kõhud pärast nii mega täis, et vedasime, et üldse Londoni peale jõudsime. Ohjeldamine söömine hakkab otsa korda minema. Ja saimegi, selles mõttes läks väga hästi, et kuna taskurahadega olid kõik väga, ütleme, minimaalselt arvestanud, siis me saime õnneks lennufirma kulul süüa juua Rootsi lauas hommiku ja õhtul ja tasuta ööbimine. Firma kogub informatsiooni. Loomulikult kasutati võimalust linnaga tutvumiseks. Jah, London, me lähmegi vaatame nüüd Big Beni ja need asjad ära, siis lähme magama. Miks teksad ja plätsud ei ole väga hull? See on nähtud. Kui vaid asjad lennujaamas poleks. Lennujaama kirjutama. Pakist on millegi puudu. Kõrvalikud. Sokki saad koguma hakata. On hästi pakitud. Kõik enamusvahetus on olemas. Kiire make-up ja kippe. Läheme siis vaatama kohalikke vaatamisväärsusi. Et saime siin taksojuhiga heale kokkuleppele, et tema sõidutab meid erinevatest kohtadest ühest kohast teise ja me saame ringi vaadata ja lõpuks viib meid tagasi hotelli. Ja saime päris hea diili, et ma usun, et see on mõistlik. Ütles taksojuht ütleb ka midagi meie fännidele. You want to say something to our fans? Huh? You want to say something to our fans? Back in Estonia we have many fans. We are a dance group. Dance group? Yeah, we are a dance group. And we're going to USA tomorrow. Tomorrow? Yeah, to New York and... Really good. So you can say something. Yeah, taking my picture. tema on siis meie giid, et 300 kohaliku eest teeb ta meile kogu selle round tripi ära. You know? Yeah. You take my picture
I with you is a Tower Bridge, okay? Okay. Leave it. mis te arvate, mitu eestlast mahub telefoniputkasse? Tegelikult oleks need Alari ka ära mahub. Ajal väikse sällidest. Väga hea elus. Ja see on, ütleme, esimese korra kohta on see väga hea tulemus. 6. Üldiselt käivad kohalikud seal ühe kohta. Aga linnas on... mingi pildi ka Kerma siin. Ja, aga lähme otsime nüüd üles oma autojuhi. Autojuht on väga kuri, sellepärast me oleme ära eksinud natukene. Ei ole. Ei ole? Eksinud ei ole. Eksinud ei ole. Autojuht on. Autojuht on eksinud, autojuht ei leia meid üles. Teeme mingi pildi ka või? Me teeme. Mille eest me selle maksame? Kuule, aga teeme nüüd selle mingi tasakaalu, see Kristi juba teeme teeme. Said? Yeah. No nii, ja siin tegelikult lõpebki meie Londoni ringkäik. Suur tänu Saidile. Many thanks to you, Said. Thanks for showing us all those great places. And this is something that we call our like special trick. That trick is for you, especially for you in here nice place in London. It's Tower Bridge. Lõpetame siis selle ringkäigu ja teeme ikkagi midagi viisukaselaadset. Kuna meil ei ole rahvariideid, siis kahjuks me tervet tantsukava ei saanud teha, aga palun! Oba, over and out. Näeme New Yorgis. Vähemalt said poisid vahepeal magada ja süüa. Jõudsime siia metroosse. Kristjan võiks öelda, et sai magada ja süüa. Tarbimismees. Üks boonus. Kõik oli muidu okei, aga tervis on kehvaks jäänud. Kondid on terved, aga... Kus kohad nüüd tegelikult on? Aga Londonis käidud, nüüd saame... Huvitav bussijuht, muide, kes meid siia tõi. See oli väga äge bussijuht. Viskas naltsi vahepeal, rääkis rahvaga, kes istus taga bussis. Rääkis erinevaid lugusid ja sõiduaeg. Hästi äge. Eestis sükst asja ei kohta tavaliselt. Jah, praegu jõudsime siia metroosse. Tulime natuke vale bussi peale. Juhtus jälle meil üks väike apsaks, aga plusspunktid on olemas. Saame metrooga sõita. Ja oleks mõelgi bussi peale, poleks nii vägevat kohanud. Jah, just. Salu. Nüüd saame teada, kes Salari. Sa reetsid väga meie stiilis. Kerma, meie stiil. David. Hunt, Mr. Hunt. Oiva. Kõrgelt tulime suure härra nime järgi ütleme Oivo. Lihtne Eesti mehe nimi Oivo. No nii, lähme siis. Argo, sul on need rohelised lillid alles. Ja sõber Kermo meil läks alla korrusele praegu kaarti ostma. Ja sõber Karlo leidis Kermo sellise kaks keset mingit poodi üksi. Et nüüd meil on väike plaan, et võiks ju küsida ta käest, aga kus sinu kott on? Et vaatame, kas tekib paanika või ei teki, et saame näha. Aga paanikat ei tekkinud. Võtsin naise endale sinna filmi osa. Läksin terve selle aja sõitsin ekskavaatoriga. Ja siis vaatas välja ja luges peale teksti. Aga meil seda täkkuma ekskavaatoriga. Facebooki lehe videoblogi jaoks filmiti pea igal sammul, kuid jagamiseks oli viisuke kiirem kui kohalik internet. Täna me selle suure linnuga lendu tõuseme. Ja täname. Just ta kindlasti vist. Õnneks ei saanud lennuki kohta aeglane öelda. Eks näis. 2 korrust, 3 rida vinke. Võõrad neiud. Mõni tuttav poiss. See on halb variant, see on halb. Aga tahtsin veel öelda, et see kaamera natuke seda mootorit näiteks.
ma ühe korra rääkisin. Et ägedad mootorid, mulle need mootorid meeldivad. Kui ma üldse midagi praegu lennutusse vaatan praegu, siis üks on suurusi, teine mootorid. Seda peab tuksumast, et see peab meid edasi viima. Kui need asjad seal üks seisab muidugi ka. Kui need läbi lähevad, siis... Need lennukid, mis Eestist õhku tõusevad, on sama suured kui see üks mootor. Uhke, ma pole ise ka nii suure lennukiga lennanud. Elevus on sees. Mis ikka, ehk see suur kobakas jõuab lenduga tõusta ja lendab ka seal natuke aega õhus, püsidab mõned tunnid, 8 näiteks. Ja siis selle peale veel ka maanduda viisakalt. Hinnavahet ja lihtsalt suurus. Suurus on oluline, kusastamine see eriti ikkagi väiksest kõlarit ei saa suurt muusikat mängida. Ja kõige lend oligi, seal oli telekas, sealt sai vaadata filme, ma ka mingi 3-4 filmi vaatasin, ehti und ei olnud. Pingsalt juhiseid jälgides algas lend üle ookeani. Esimene narkotestis tehtud. Kuidas oli? Huvitav. Mis osa kõige enam meeldis? Ei meeldinud ükskord. Kõige vähem meeldis näiteks siis, kui Toivo tuli